Viljandi linnavolikogu 14. koosseisu liikmed, palun platsi võtta, kell on 5 saanud 2011. aastal 28. detsembril algab 14. koosseisu 26. istung. Avan Viljandi linnavolikogu 14. koosseisu 26. istungi. Täna on puudumistest teatanud Mart Sikkut, Andres Nuur, Rome Arumaa, Heiki Raudla, Ando Kiviberg. Voor on olemas, me võime jätkata. Volikogu infotundi registreerunud ei ole, seega asume päevakorda üle vaatama ja kokku leppima. Mu daamid ja härrad, sumin on nii kõva, et ma ei kuule ise ka ennast enam. Meil on koju saadetud teada antud päevakorra projekt, milles on 11 päevakorrapunkti, lisaks veel kirjavahetuse sõnavõtud nagu tavaliselt. Kas on kellelgi päevakorra projekti suhtes mingeid ettepanekuid? Ei ole. Sel juhul, kas keegi nõuab päevakorra hääletamist? Ei nõua. Oleme oma päevakorra 2011. aasta viimase volikogu istungi jaoks kinnitanud ja asume siis seda läbima. Esimene päevakorrapunkt, Viljandi linna 2012. aasta eelarve kinnitamine, esimene lugemine ja ettekandeks sõna linnapeale, palun Loit Kivistik. Lugupeetud volinikud, eelmise kuu volikogu lõpus sai siis üle antud kõigile fraktsioonidele Viljandi linna 2012. aasta eelarve projekt linnavalitsuse poolt, mille kogumahus oli 21 351 100 eurot. Komisjonid on seda nüüd ühe korra lugenud. Eelarvekomisjonist tuli ettepanek, et lisaks selle seletuskirjale, mis teile antud sai, oleks tore ka näha alaeelarveid, siis tänaseks on nad Viljandi linna koduleheküljele üles riputatud, allasutuste alaeelarved, siis leiate sealt sedasi, et klikite kohaliku võimu edasi eelarve ja majandusaasta aruandeid ja sealt avanevad siis ka alaeelarved. Palume siis lugeda ja teistki korda lugeda. Teine lugemine oleks siis jaanuaris. Aitäh. Kaasettekande eelarve arengukomisjoni poole pealt Jaak Sulg, palun. Me täname siin linnavalitsust, et eelarve arengukomisjoni ettepanek nii operatiivselt on lahendatud, et meie alaeelarved oleks ka siis avalikustatud, mitte ainult selleks, et volikogu liikmed teaks, vaid ka selleks, et linna allasutused teaksid, mille järgi tööd teha, oli meie nagu mõttekäik tookord. Aga üldjuhul me seda eelnõu toetasime ja kah ootame eelarvekomisjoni poolt oma poolt ettepanekuid eelarve täiendusteks, parandusteks, kui need volikogu liikmetel või ka linna kodanikel on. Ja arvasime, et eelnõu võiks seekord erandlikult lugeda 2 korraga, tähendab jaanuarikuus võtta vastu eelarve, et meil on piisavalt informatsiooni selleks, et juba veebruaris töötada siis vastu võetud eelarve. Soovib komisjonide poole pealt keegi komisjoni esimeestest ka sõna? Arutasid, on midagi öelda? Jah, palun, Malle. See on jah keeruline. Revisjonikomisjon arutas ka eelarvet ja konstateeris, et selle aasta eelarve formaat, vormiline küll, on parem kui kunagi varem, on selge, ülevaatlik, aga meie ettepanek oli see, mis on ka komisjoni protokollis, puuduvad vanasti oli, eelnevatel aastatel oli eelarvega koos ka tegevustoetuse taotlejate nimekiri, kes taotlesid, kui palju neile eraldati ja olid ka kirjas need, kes taotlesid, aga midagi ei saanud. Et ettepanek on ka need nimekirjad avalikustada. Mina isiklikult Rahandusameti juhataja
printis välja või koordinaator minu jaoks selle nimekirja, aga ettepanek on, et see võiks või see peaks olema ka kodulehekülje peale välja riputatud koos eelarvega või alaeelarvetega. Täna me proovisime otsida, ei leidnud, nii et siit küsimus, et kas ta siis on nüüd üles pandud või ei ole. Aga muidu toetas. On veel komisjonidel midagi öelda? Ei ole. Kas fraktsioonid soovivad midagi öelda? Teha kaasettekannet? Ei ole. Küsimused siis linnapeale ja eelarve arengu komisjoni esimehele. Palun, kes soovib küsida? Julgemini. Küsimusi ei ole. Kuulge, see on kogu meie järgmise aasta elu on siia paberi patakasse kirja pandud ja meil ei ole küsimusi linnavalitsusele. Aga võib-olla on sõnavõttes, kui küsimus on. Palun, kes soovib sõna? Jaa, palun. Ma küsisin juba. Kas see on nüüd üles riputatud või ei ole? Kas on üles riputatud ainult saajad või ka need, kes taotlesid ja ei saanud? Ainult saajad. Kas oleks võimalik ka taotlejad kõik üles riputada? Ma eeldan, et on võimalik ka taotlejad üles riputada. Taotlejad tulevad juba. No, mis see siis nüüd on? Oi. Tervetus teile vahenemise pärast. Avaldasin raedu ja kella, et ju täpselt 5, et jõuaks ka õigeks ajaks teie juurde. Praegu kell jättis täna löögid vist vahele. Veel jõulutaat juba kurdiks jäänud. Oi, no tere. Sa ka hilja peale käima jääd. Mul on aeg. Kõigil on aeg. Mul on kuu käe pigistus ära. Seda me kontrollime, kui kuuldas on. Aga ma jätan, annan volikogu nüüd sinu kätte natukese saad. Sobib. Selle aasta olen nüüd nagu ühel pool, ma saan aru, et teil on täna, nagu öeldakse, selle aasta viimane istung. Ma väga loodan, et aasta tulemused on positiivsed või on negatiivne kaalub üle. Mine ikka nüüd. Viljanes on alati positiivne. On jah. Ahah, positiivne. Teil on positiivne, jah. Aga minu meelest on ikka üht-teist ikka puudu ka veel. Kui nii hakata järele mõtlema, siis ei ole mina üheski teisest linnast nii palju kuulnud jutte veekeskusest kui Viljandis. See on vist juba teil 5. aasta või 6. või? No me ehitame järvele kallast, siis saab suure veekeskuse. Ahah, et sinna siis tuleb, jah. Selge. Vastab tõele, et Viljandis on rahvaarv vähenema hakanud. Ei vasta. Kasvab. Tähendab, tuleb lapsi juurde. Selge. See on hea näitaja. Aga ega ma ausalt öelda niisama lobisemas ei jäi tulnud. Mul on siin igasuguseid huvitavaid meened, päkapikud on mul pakid. Ma pean selle suure asja eest ära võtma praegu. See segab mul põhitööd ja nüüd ma vaatan, kust otsast ma peale hakkan. Näed sa, siin on huvitavaid asju. Nii, see on, oi. Midagi nii tervislikku ma pole tükk aega näinud. Kes esindab meil IRL-i? Paluks. Ei ole, see ei ole IRL-i, vabandust. Teil on midagi muud. Kodune Viljandi, ma tahtsin öelda. Teie olete kodune Viljandi. Tule siia, räägime natuke juttu sinuga ka. Ma ei tea, kas päkapikud on mures teie tervise pärast? Ma ei tea. Aga on teil nagu kaebusi südame üle? Ma olen kuulnud, et te valutate südant Viljandi asjade pärast. On see õige? Mina arvasin seda, et eelmine kord jõuluvana tõi meile viili
sambad teha. Jaa. Võib-olla oli sellepärast, et see on diagnoosib. Just täpselt, ma tõingi natuke pehmemad. Pehmemad. Ei, sellepärast, et võib-olla et nüüd on hambad ära kulunud, nii palju viiginud, et nüüd on siis nagu öeldud südamerohud. Kõigepealt rosinad väga hea. Siis, kui ma ei eksi, on siin igasugused südameravideed, näed, isegi valitool on olemas. Igatahes selleks, et te saaksite südant valutada ja ka täie rinnaga valutada, selleks need ettevaatusabinõu, et südamed liiga teeks. Aga igatahes tore on, kui te valutate meie väikese Viljandi pärast südant. Soovin teile ilusat aasta lõppu ja aastavahetusel mitte liig tarvitada, rohkem tarvitada vitamiine, rosinaid ja sellist. Head kodust kraam, just täpselt. Palun, aitäh. Jõulupäev kohe ise siit saisi. Oi, orav. Orava partei esindajad, kus nad on meil siin reformi tegelas. Näed sa? Jõuline kuju tuleb. No talle võiks juba kõnnaku eest kingi kätte anda. Kuule, ega ma ei liiatanud muidugi nende kingitustega, siin on igasugust assortiivpähkleid. Aga põhiline, millele ma palun tähelepanu pöörata, siin on ka väga palju Kreeka pähkleid. No tead, see on üks valus ja kuum teema, nii et ma vaatan siis ette, et ära kõrveta ja abistame neid kergelt, ostame nende pähkleid, eks ju, muidu vaesekesed ei saa jõulukingitusiga osta, nagu ma raadiost kuulsin, poole vähem pidid see aasta ostma, ei saanud osta enam 2000 euro eest, pidi ostma 1000 eest, mis sa teed, nagu raadole. No ma soovin sulle ka ja sinu erakonnale siis, nagu öeldakse, head pähklinärvist ja pange Kreeka pähklitele ikka valu ja olge tublid. Nii et ilusat aasta lõpuga sulle ja sul erakonnale. Aitäh, Taat. Küll me nendest pähklitest jagu saame, et sa eelmine aasta käid meile teerulli. Õige, sa ei toodud jah. Sa mõtled, et ma kõiki asju, mida nad mäletud, nüüd tuleb meeldi küll, et oli teerull, täitsa õige. See oli nagu lume kokku lükkamiseks, eks ju, teerulliga, jah. Täitsa õige, sest lund oli natuke palju. No, jah. Rohkem nagu mina räägin, ma pean ikka hakkama natukene teid ka laskma rääkida, muidu on nii, et mina muidu jutustan ja näed, vaat see on nüüd IRL-ile esindajad alumas. Näed, Viljandi raatuse maja, see on Green Card ja see on Oleskelu lupa. Need on, nagu öeldud, praegu küllaltki aktuaalne teema, eks ma mõtlesin sellepärast, et need kaardid kinkida, et kuna Viljandis olevat täiskasvanud elanikkonna vähenemine, et võib-olla on võimalus nagu meelitada siia nende Green Cardide ja Oleskelu lubaga, eks ju. Et võib-olla saame siin ka tööstust nagu tõsta ja arendada ja aga enne kui ma need väga väärtuslikud kaardid kätte olen, räägi midagi jõulupäevile ka. See on selline ootamatu külaline. Ei, jõulud on ju ikka ootamatult tulevad, nagu Tallinna ja kõik. See räägiks jõuluvana, sinu nina on selline kahtlane sina, kas sa oled üks viinane? Mul on värsked punasega üle tõmmatud, ei paista sinine välja. Sa oled mikroskoobiga uuritud nii. Aga väike nali aasta lõpus kulub alati marjaks ära. Aga ega meie rahvaga vähen, aina hakkab kasvama. No tee rõõmu, seda ma arvasin, et seda ta juba ennegi ütles, et rahvaarva hakkab kasvama. Nüüd on ilusad kaardid tal olemas, mis seda rahvast siia viga meelitada on. Eks ju, oota, mis meil... Keskerakond. Tule siia. Ma kuulsin idanaabrit, nagu enam suurt midagi oodata ei
tuleb hakata enda raha koguma. Ja selleks on see põrsas ka. Nagu näed, siin on ikka seeme olemas ja ikka väärtuslik seeme. Mis? Ei, no tead, ei ole oluline, kas siin on 2 või 20. Aga nii, räägime nüüd jõulutaadile. Teil ei tulnud jõulud ootamatult. Miks? Jootamatult. Jõuluvana tuli jootamatult. Jõuluvanaga jõulud ei tulnud. Tähendab, ettevalmistused on kõik tehtud. Te mõelge seda, kuidas teil ikka veab, kui palju saate nüüd lumekoristuse pealt kokku hoida. Sa jumal, mis selle raha, et te saate Viljanis ehitama hakata nüüd. Veekeskus. Tehke rõõmu ja saab jõulud aina suvel tulla veekeskusesse. No nii. Kaua me seisame siis? Ei, no on sul mõni väike rõõmustav luuletus jõulutaadile ka, ikka lähe nii traditsioonilist rada pidi. Meil tulevad lapsed ja lapselapsed. Ja sina? Mina ainult kuulen, nagu sina siin täna. No see on jah, et meestel on nagu 3 astet, eks ju. Ootab jõuluvana. Ma olen see viimasel. Ja kardab jõuluvana, ootab jõuluvana ja teeb jõuluvana. Ikka pihtis. Siin on ju olemas, oi, need on need, kuidas need nüüd kutsutakse, need on need stressimaandajad. Tarmo Loodus, tule siin. Tule siin. Jah, mõtlesin siia jõuluvana juurde. Kas sa, mis sa mõtlesid, sa saad näesta rõnga? Ei, sa oled äkiline ka. Ei ole. Ei, aga huvitav, miks need päkapikud panid sulle just need, et sa saaksid Ma olen suure kõhu pärast. No jah, eriti kui kätega neist litsitad, siis kõht kaua ja sul pole aega süüa, käed kinni. No nii, no sina nüüd räägid küll mulle mõne toredad luuletuse või loo ka ikka, eks ju. Kuna sa küsisid, kas Viljandi saab rahvast vähemaks, siis ma arvan, et meil on paras aeg hakata õppima luuletusi, mis räägivad, kui tähtsad on noored. Mul oleks jupik ühest meelest. Nagu lehed metsapinda, Eesti veri paisutab su rinda, sinu noores usk ja lootus on uus jõuluvana lootus. No näe, aitäh, tubli! Ja ma vaatan kohe, kas mu põhjatu kott on tühi, siis lähme selle suure rõnga juurde. Ma paluks enda juurde nüüd linnapea Loit Kinnistiku. Sul pahet on? No ei ole, väga hea, et ei ole. Nüüd sai. Loomulikult said. Mis sa arvad, mille jaoks jõulutaat selle sulle toob? Kas ülesanded üle pea lainetena kokku ei löö? Või et järve peale... Ei, see päästerõngas on lihtsalt selleks, et kui lained ikka üle pea kokku löövad, siis on sellest rõngast abi, et sa ise ära ei uppuks nende suurte kohustuste ja ülesandete juures. Räägi mulle kõigepealt, mis Viljandi kultuurimaja hakkab ka toimuma või tehakse seal midagi juba? Jah, Viljandi kultuurimaja hakkab toimuma küll, et aknad on valged. Jah. Juba... Õhtu kella 5, nii et töömehed on... Töömehed on hea. Töömehed toimub. Sai pole tänu, ma mõtlesin kultuuri pealinni või mis ta peaaegu pidi olema ja kultuurimaja ka ei ole, see üks ju päris maja. No nii, aga ega vend viska päästa rõngas, eks ju, ja meelega viskaks, aga viska jõulutaadil ka. Mina on selle seas, kes kardab jõuluma. On näha, jah. See ma mõtlesin, mis sa lõdised, et küll siin omet ei ole jõulutaadil selg pärg juba. Hoiad küttega kokku ja... Eelarve tuleb kasin just seda imeaasta tuus, et ega ei ole... Ei ole, rõõmustada ei ole. No selge, aga raskused on selleks, et neid ületada või üle ujuda, eks ju, selleks see päästerõngas ongi. Oota, aga nüüd räägi mulle ka ikka midagi
oma nägemusest järgmise aasta kohta kas või. Lubame kultuurivahetus valmis. Jõuluvana järgmast kultuuri on vaja tulla, seal ja mis veel valmis saab? Küll juba sellest. Või vaata, kui piskult see ettevõtta tuleb ikka unistada, tuleb ikka suurelt. Ega hästi palju, ega see peab kõik täide minema, aga peaasi... Natukese kaupa hakata lubama, et saab teine kord jälle. Et siis on nagu jõuluvana põhjust olla. No selge, ega ma siin teen pinni pikemalt, sest sul on täna tõsine etteastumine veel eespead aru kandma siin, jah? No ma loodan, et sul hästi läheb. Ja kui ei, siis meid ennast siia rõnga, siis eks ju. Nüüd läheb kindlasti hästi. No, vaati. Kõik hea. No nii, ega ma teie töist meeleolu ei taha pikalt rikkuda, sest teil on ikka tööülesanded ka täna täita. Siis lubage mul soovida teile toredat aastavahetust ja järgmisel aastal, et ragistaksite ikka selle Viljandi heaolu nimel, et kõik läks ilusasti, et ikka tuleks meil uut rahvast juurde ja linn läheks ilusamaks. Siis on ka suvitajatel siin rõõmus ja tore olla jõulutaegist rääkimata. Meil nüüd kaarte jagada, luppe ka, nii et saab hakkama. Just täpselt, jah. Nii et ilusat tööpäeva jätku teile. Kõike head. Loomüsini järgmisel aastal. 19. detsembril ootame uuesti siin külla. 19. tuleb. Järgmine aasta. Selge. Peame meeles. No nii, ilusat tööpäeva jätku teile. Oota, kus see päeva? Nii. Sõnavõtud said otsa kõigil, ma saan aru, jõuluvanale sai kõik ära räägitud, mis eelarvega seoses ka südamel oli. Või tahab keegi veel sõna? Toonio Tambra. Kui tohib. Palun. Vaikusest jäi mulje, nagu kõik oleks kõige paremas korras. Ja mis on komisjonides ka läbi käinud, et Viljandi asutused on kõik saanud seda, mida nemad on tahtnud. Ja samas me teame väga hästi, et 2009 vähendati asutuste majanduskulusid kuskil 10%, 12%. Ei tõusnud need eelmine aasta, ei tõusnud need ka sellel aastal, järgmist aasta eelarvet koostades, sest eelarve koostamise aluseks oli linna valitsuse korraldus 5. septembris 2011, kus on väga ilusti selgelt öeldud, et kulude kasvu võrreldes 2011. aasta eelarvega võib planeerida ainult täiendavate tuluallikate olemasolu. Samuti seaduste, volikogu õigusaktide või juba sõlmitud lepingutega kooskõlas, esitades selleks lisataotluse koos põhjendustega. Aga tegelikult öeldi ilusti ka, lepiti kokku, et saage aru, et linnal ei ole suuri tulu kasvu ees oodata ja proovige oma eelarvet kavandades ja just kulusid kavandades säilitada 2011. aasta eelarve, mida kasutuse juhid tegid. Ja nii, et see vaikus selles mõttes tähendas arusaamist ja mõistmist ja nõusolekut linna poolt nagu valitud põhimõtetega. Küll aga ei saa öelda, et see oleks meie asutustele selline olukord, et me saaksime edasi areneda. Õppebaas just eelkõige koolides vananeb kogu aeg, aga meie eelarve on selline, nagu ta täpselt on, nii et palun siis ka neid vaikuse hetki mõista natuke teistmoodi. Asutuse juhid lihtsalt on täitnud ette nähtud tingimusi, küll aga ei saa öelda, et me oleksime oma koostatud eelarvega rahul. See eelarve ei vii elu ja tööd ja õppekeskkonda kuidagi edasi. Aitäh! Aitäh! Soovib veel keegi sõna? Ma siit
kaks mõtet ka minu poolt sel juhul. Et minule näitab tänane eelarve menetlemine Viljandi linnavolikogus seda, et me peame ilmselt eelarvekomisjoniga nõu pidades, õiguskomisjoniga nõu pidades tegema Vabariigi Valitsusele ettepaneku muuta äsja vastu võetud kohaliku omavalitsuse finantseerimise seadust. Miks ma seda räägin, on lihtne asjaolu. See eelarve eelnõu, mille valitsus meile esitas, on ju tehtud uue KOVS-i järgi. Meie eelarvekomisjon, meie fraktsioonid, meie teisedki komisjonid ei ole selle mudeliga rahul. Miks muidu nii revisjonikomisjon kui eelarvekomisjon palusid täiendavalt allasutuste eelarveid näha? Miks me muidu otsime ja küsime valitsuse käest, palume neid taotlusi, mis rahuldati ja mis jäid ootele, et volikogu liikmed ka neid näeksid? Järelikult selles mehhanismis on midagi, mis meile ei sobi. Ja kui üks seadus kohalikule omavalitsusele, volikogu liikmetele ei sobi, siis kindlasti on põhjus teha ettepanekut selle seaduse muutmiseks. Seda ühelt. Ja teine asi on ilmselt see, et mis saab edasi meie arengust, nii nagu Toonja korra juba ütles, et selles eelarves meil allasutustele selliseid vahendeid pakkuda, et tõepoolest astuda mingi kvalitatiivne samm edasi, praktiliselt ei ole. Seda enam, et kui me vaatame haridusasutusi, siis täna me rakendame uut õppekava, uue õppekava rakendamise teine aasta algab 2012. aasta sügisel, mis tähendab ka teatud kulutusi nii õppetehnoloogiale, vahenditele kui ka õpetajate koolitamist. Et seda ressurssi kindlasti oleks vaja. Siit ka siis teine asi, et meie ülesanne ilmselt on nii Eesti Linnade Liidu kaudu, kuhu Viljandi linn kuulub, kui ka varsti eesseisvatel linnade ja valdade päevadel veebruaris sedasama kohaliku omavalitsuse finantseerimise mudeli osas oma rahulolematust üles näidata, püüda valitsusele öelda, et sellisel kujul, kus 90% eelarvest on ära määratletud ja tuleb riigi käest, heal juhul 10% eelarve mahust on meie oma kasu tekitada, see on ebanormaalne olukord. Kui me vaatame Euroopa omavalitsuse harta peale, siis me teame, et 50-50, 50-50 oleks selline ilus eesmärk, osariikides on ta veel teistmoodi. Nii et siis kaks asja, püüda jõuda ikkagi selleni, et me mingil moel ja mingil määral suudaksime arengut tagada ja teine asi, teha ettepanekuid valitsusele seaduse ja põhimõtete muutmiseks. Aitäh, 3 minutit sai täis. Soovib veel keegi sõna? Ei ole. Sel juhul loen esimese lugemise lõppenuks, parandustähtaeg on 10. jaanuar eelnõu algataja ettepanekul. Jah? 8. jaanuar, siis me jõuaks rahandusandmed selle õigel ajal ära. Ma arvan, et see üks päev. Selle küll, aga näisest hommikuks saaks asjad kohal. Ma saan Rahandusametist aru küll, aga teisest küljest ma mõtleks, et meie fraktsioonid, kes täna on 28. detsembril siin ja peaksid 3. detsembril jaanuaril kohe maha istuma, et kas see on päris nädala lõppu oleks sinna sisse vaja kindlasti küll. No, aga see praegu on esmaspäevane päev. 8. Pühapäev, esmaspäeva hommikuks saaks olema, see 9. hommikuks. 9. hommikuks, okei. Parandusettepanekud 9. hommikuks, meie kodukord ütleb, et eelnõu algatajal on see õigus öelda, millal ta tahab neid asju. Esimene lugemine on lõppenud. Teine päevakorrapunkt. Viljandi linnavolikogu 29. juuni 2011. aasta määruse number 81 Viljandi linnavalitsuse liikmete hüvituse ja Viljandi linnavalitsuse teenistujate palgamäärade kinnitamine muutmine. Ettekandeks sõna Loit Kivistikule, palun. Nii, linnavalitsuse liikmete palgahüvitiste palgamäärade kinnitamise muutmine on tingitud sellest, et meil on ametite nimetuses sisekontrolör, aga on
ümber nimetatud siseaudiitoriks ja siit on ka meil väike ebakõla, mis tingib selle, et oleks vaja see volikogus kooskõlastada. Ja siseaudiitori ametikohal on meie konkurss välja kuulutatud ja tänaseks on ka laekunud huvilised ära kuulatud ja loodame, et järgmise nädala poolteise jooksul oleme me suutnud valida uue Viljandi linna siseaudiitori. Aitäh, eelarve arengukomisjon, Jaak Sulg. Toetas eelnõud. Õiguskomisjonis arutanud. Aitäh küsimused ettekandjatele. Võib-olla nii palju täpsustuseks, et ma kaalusin, et kas muuta see lihtsalt dokumendis ära, aga lõpuks ei pidanud õigeks, sest et see on ikkagi volikogu poolt kinnitatud nimetus ja sisu on natukene ametinimetustel erinev. Seetõttu on see eelnõu siin. Aga küsimusi ei ole, soovib keegi sõna võtta. Sõnavõtusoove ka ei ole. Lõppsõnasoovi ka ei ole. Kas nõuab keegi hääletamist? Ei nõua. Oleme selle väikese muudatuse heaks kiitnud. 3. päevakorrapunkt. Viljandi linnavolikogu 31. märtsi 2010 määruse number 29 reservfondi kasutamise kord muutmine. Ettekandeks sõna linnapea Lott Kivistik, palun. Viljandi linna reservfondi kasutamise korda oli siis põhjust muuta seeläbi, et valla- ja linnaeelarve seaduse paragrahv 17 muutub 1. jaanuarist 2012 aasta kehtetuks ja reservfondi kasutamist hakkab reguleerima kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus. Siit siis seeläbi mõningad korrektiivid ja lisaks on siis sisse viidud meil summad eurodes ja neid ka mõne sendi või mõne euro võrra ümardatud. Aitäh! Aitäh! Eelarve arengukomisjon, Jaak Sulg, palun. Toetas eelnõud. Revisjonikomisjon, Malle Vahtra. Toetas. Ja õiguskomisjon, Kirpson. Tikutan ära, sest ütlen, et me ka toetasime. Tere toetasid. Küsimused ettekandjatele. Keeruline dokument, kas kõik said ikka hästi aru, mis seal kirjas on? Küsimusi ei ole, soovib keegi sõna võtta. Sõnavõtusoove ka ei ole. Lõppsõnasoov ei ole. Kas keegi nõuab hääletamist? Ei nõua. Oleme selle reservfondi uue kasutamise korra heaks kiitnud. 4. päevakorrapunkt. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks. Ettekandeks sõna abilinnapeale Rein Riisa, palun. Lugupeetud volinikud. Selle aastaga toimub siis nende noorte poolt viimane otseülekanne ja salvestamine volikogu istungiks. Arvamus ja seisukohad on see, et tuleks jätkata ja pakkumine on nii, et teeks nüüd hanke lihtmenetluse korras 8 aastaks, aga nii nagu üle aasta arvu läheb hange, siis linnavalitsus ilma teie loata seda teha ei tohi ja sellest me luba ka palume teile. Tänan, eelarve arengukomisjon, Jaak Sulg. Me arutasime seda eelnõud natuke laiemalt, et me võiksime selle konkursi või vähempakkumise korraldada laiemale ringile ja pidasime siin silmas Viljandi Kultuuriakadeemia poolset võimalikku tegevust ühe praktika väljundina nende tudengitel. Ja seal juures arvasime, et ka linnatund võiks taolist formaati katta, nii et meie mõttekäik oli nagu selline, aga iseenesest, et see vähempakkumine tuleb läbi viia, selle vastu meil nagu midagi ei olnud, nii et toetame eelnõu. Aitäh! Majanduskomisjon, Tiit Jürman. Majanduskomisjon toetas eelnõud. Küsimused ettekandjatele. Jah, palun, Randel Lents. Puhtust oma tehnilisest teadmatust, kas need salvestised on käsitletavad ka ajaloo materjalina ehk siis arhiivis, et see kehtib ja säilib, eks ole, aastasadu kui mitte tuhandeid. No ei, et selle koha peal ma siin muidugi lohutan, et ei, nii see ei ole, et aastasadu ja aastatuhandeid, teda tuleb aeg-ajalt ilmselt uuendada, kuna arhiveerimise ja säilitamise asjad nagu muutuvad kogu aeg kindlasti, aga ta säilib jah, selles mõttes. Vanasti tegime stenogramme, kirjutasime, trükkisime, need on pilt. Ja see nõudmine on hankes ka jätkuvalt sees, et meil koduleheküljel iga päevakorrapunkti juures on võimalik jätkuvalt siis vaadata ka seda nii-öelda heli ja pildina, mis on siis toimus keskmine, see jääb alles kõik. On veel küsida? Ei ole.
soovib keegi sõna? Ei soovi. Nõuab keegi hääletamist? Ei nõu. Tehke see hange ära ja saame siis ennast edasi nautida. 5. päevakorrapunkt, linnavara võõrandamine. Rein Triisa, palun. Ja ma arvan, kui te olete jõudnud läbi lugeda selle seletuskirja ka, siis lühidalt pilt selline, et kinnistu Musta tee 30 kuulub maa Viljandi linnale ja seal peal on nüüd veevärgi hooned. Oleme seda mitu korda arutanud ja linnavalitsuse seisukoht ja pakkumine on nii, et selle kinnistuga saaks edasi minna ja kuna hooned on veevärgi omad, siis et võrrandada otsustuskorras Viljandi veevärgile 2-kordse maamaksustushinnaga ja Viljandi veevärk siis saab nende hoonete või selle kinnistuga koos hoonetega edasi minna, sest põhimõtteliselt tootmisbaas on sealt nüüd ära kolitud, asub jah Tartu 123. Lühidalt, paluks toega. Aitäh, eelarve arengukomisjon, Jaak Sulg, palun. Eelarve arengukomisjon arutas samuti ja kuna siin on sellise juriidilise ebaõiguse tegemist, et meil on vallasvara ühe juriidilise isiku oma ja maa kinnistuna nüüd munitsipaalomandis, et see olukord likvideerida, siis pidasime ka mõistlikuks, et antud kinnistu omanik peaks ikka üks koos vallasvaraga olema ja hoonete ja rajatis, mis seal peal on. Ja nii palju täienduseks, et veevärk kasutab seda mingis ulatuses praegu oma laomajandusena, aga teatud osa on sellest välja renditud ja perspektiivselt tuleb seda kinnistut käsitleda kui sellist kapitali, mida veevärk võib tulevikus investeeringute vajaduste tekkimisel realiseerida enampakkumise korras, et see oleks nagu ka selline kapital, mis võib aja jooksul väärtust koguda. Täna selle vara müümist ei ole mõistlik teostada, eks, et ta on ära hinnatud nii väikse summa peale, et see ei oleks mõistlik. Aitäh. Küsimused ettekandjatele. Küsimusi ei ole. Soovib keegi sõna? Sõnavõttu soovi ei ole. Lõppsõna soov. Kuna tegemist on linnavolikogu ainupädevusega, kas me peame seda päevakorrapunkti hääletama. Kes on selle poolt, et see vara võõrandada veevärgile? Palun hääletada. Nii üksmeelne otsus. Aga palju meid on? 21. Tänan. Detailplaneeringu algatamine. Ei algata küll. Mis? Nüüd siis juba ikkagi kinnitaks. Kehtestamine. Miks meil siin algatamine? Mäletate siis eelmisel korral tutvustasime seda ja volikogu otsustas, et ta on sobilik avalikustamiseks. Avalikustamine on toimunud, see koosolek on 23. läbi viidud, märkus ei tulnud ja paluks siis ta kinnitada. Tänan. Kaasettekande majanduskomisjon, Tiit Jürman. Komisjon toetas. Küsimused ettekandjale. Küsimusi ei ole, soovib keegi sõna võtta. Loomulikult kehtestamine, meil lihtsalt väike viga oli jäänud päevakorrapunkti nimetusse. Lõppsõna soov. Ei tänan. Nõuab keegi hääletamist? Ei nõua. Vastu võetud. 7. päevakorrapunkt, maa munitsipaalomanduse taotlemine. Männimäe tee. Rein Triisa, palun. Aga rohkem lisada ei ole, see on vana protseduur, kus me siis riigi käest maad küsime nii palju selle maa kohta siis, et sinna on tehtud meil ka peale detailplaneering ja sellist suurt läbimurdvat tänavat nagu kunagi see generaalplaaniga oli ette nähtud ei tule. Ta tuleb selline puhvertsoon siis tööstus- ja elamispiirkonna vahel ja rohkem roheala ja mänguväljakuid ja kunagi jõutakse siis selle realiseerimise juurde ka. Aitäh. Majanduskomisjon, Tiit Jürman. Komisjon toetas eelnõu. Küsimused ettekandjatele ei ole, soovib keegi sõna.
Ei soovi, lõppsõna soovi ei ole, nõuab keegi hääletamist, ei nõua, vastu võetud. Nüüd lähme põnevamate teemade juurde, kui ma aru saan. Kooli põhimäärused. Sügisel alustavad uued koolid ja siin on terve rida siis põhimäärusi. Ardo Agasilt, palun. Austatud volinikud, teie ees on siis 4 kooli põhimäärused, mis siis tulenevad siis linnavolikogu 28. aprilli 2010 otsuse number 59 järgi, kus üheks tegevuseks oli siis põhimääruste kinnitamine. Põhimäärused on läbi käinud ka koolide juhtkondade ja koolide hoolekogude juurest ja põhilised muudatused, mis siis tänastega oli siis põhikooli ja gümnaasiumi seadusest tulenevalt nimi asendati nimetusega, siis on välja võetud gümnaasium, sealt seest täpsustatud on siis õppevorme, õppekava ja õppekasvatuste korraldust ja pisut täpsustatud ka kooli õppenõukogu tegevust. Need on sellised. Minu poolt oleks kõik. Aitäh. Kaasettekandeks hariduskomisjon Brett Vaar, palun. Komisjon toetas eelnõu. Ja õiguskomisjon, palun. Ettepanekuid ei esitatud. Küsimused ettekandjatele, palun. Jaak Pillak, esimene küsimus. Kas ma saan õieti aru, et Viljandi Jakobsoni kool, see keskmine sõna tähendab isiku nime? On nii? Sellest siis nagu küsimus, et ma tean, et tänavanimede puhul peab olema ka välja toodud isiku eesnimi. Antud juhul see siin nagu puudub. Kas see on nagu seaduse koha pealt lubatud, see on üks asi, ja teiseks, kas teades seda, et Jõgevamaal on ka analoogne kool, Karl Robert Jakobsoni nimeline põhikool, et kas see nagu ei hakka häirima siin? Palun, kes vastab? Ardo, palun. Jah, see vastab tõele, et Jõgevamaal on Karl Robert Jakobsoni nimeline Torma põhikool, kuid tänane Jakobsoni gümnaasium oma laiendatud hoolekoguga, oma õpilastega, lapsevanemate ja õpetajatega leidis, et nemad sooviksid oma koolile sellist nime ja linnavalitsus seda toetas. Esimest küsimust nagu täpsustada, et sa nagu ei vastanud sellele minu küsimusele, et kas tegelikult seadusest tulenevalt saab sellisel moel teha üldse, et on ainult perekonnanimi ja isiku eesnime ei ole. Ma rõhutan, et tänavanimede puhul mõni aasta tagasi seda just nõuti, muutes Viljandis mõnedki tänavanimed ära. Ma arvan, see küsimus sobib õiguskomisjonile, palun. Võttes kähku lahti eesti keele käsiraamatu ja siis tuleb siin ortograafia reeglites on niimoodi, et isikud tuleb kirjutada kõik välja. Ehk siis tuleb kirjutada Karl Robert Jakobsoni gümnaasium. Eesti keeles, mis see tähendab, mis sa ütlesid? Et see peab olema siis Viljandi Karl Robert Jakobsoni kool. Kool, jah. Vähemalt eesti keele käsiraamatu järgi, aga seadust ma ei suuda sulle kohe nii siin 2 sekundiga otsida. Ma võin sõnavõtu korras öelda siia juurde nii palju, et 92. aastal vaidlesime me täpselt Jakobsoni koolis sama asja üle, et kas selle kooli nimi saab olla Viljandi Jakobsoni gümnaasium lihtsalt ja loogiliselt või see on Viljandi Karl Robert Jakobsoni nimeline gümnaasium. Ja tollel hetkel jäid perfektsionistid peale, ma pean tunnistama, et kõik tuleb välja öelda nii nagu on. Aga nimeseaduse poole peale tuleb siis praegu minu arust nagu pilk pöörata ja siin ma ei oska küll midagi tarka lisada. Hugo Treffnerid ja kõik, kui me teame. Aga noh, käibe nimi on, eks ole, Treffneri ja Jakobsoni ja nii edasi. Nii, millised on, jah, palun. Võiks võtta
võtta Eero. koolide nimetamised netis lahti, pretsedente on ka ilma minu teada Wiedemanni gümnaasium on puhtalt Wiedemanni gümnaasium, ei ole teisi, need pretsedendid on olemas. Ja teiseks, Karl Robert Jakobsoni nimeline Viljandi kool, see ühisosa Tormaga läheb suuremaks. Ja kolmandaks, kui minna linnaosa põhisele nimele Männimäele, mis oli ka jutuks, Viljandi ajalooga läheb natuke untsu, oli Männimäe lasteaed algkool selle nimega olemas ja tõepoolest kaua oli arutelul, oli koolilehel ettepanekuna välja, lühidalt seda nimelist ka arutasime, aga väga suure ülekaaluga jäi koolipere seisukohaks Jakobsoni kool. Priit Kaup, palun. Ma tahtsin küsida seda, et kuidas organiseeruvad ja kogunevad vilistlased, kas nad hakkavad käima hoonete järgi või siis nende kooli nimede järgi? Oi, ma ei tea, kellel, Ardo, palun. Olles ise Jakobsoni kooli vilistlane, ma ütlen, et mina hakkan käima hoone järgi. See on see, kus mina olen oma hariduse saanud. Ja ma arvan, et enamus teevad seda. Siiamaani küll, jah. See osa Jakobsoni koolist, kes lõpetas ikkagi tütarlaste gümnaasiumi majas, käib siiamaani sinna, nii et seda ei päästa miski. Nii, jah, palun Tiit. Ka nimi Kaare on väga levinud perekonnanimi Eesti Vabariigis. Jah, aitäh. On veel küsimusi? Ei ole. Läheme siis sõnavõttude aja juurde. Palun, kes soovib sõna? Jaak Pihlak, palun. Ma arvan, et ma pean natuke ikka asja täpsustama veel. Et kui Jakobsoni kool, siis peaks nagu aru saama, et kellest on jutt ikka. Kas see on nüüd Karl Robert Jakobson, kas see on August Jakobson, kas see on Max Jakobson või hoopis Iidel Jakobson. Nüüd Jakobson on väga palju ja võõral inimesel see ei ütle muidugi midagi. Ma saan väga hästi aru, et probleem on nendes sellest koolist läinud inimestes, vilistlastes, kes võib-olla tahaksid seda nime kuskil kuulda. Ja teine küsimus teise kooli nimega täpselt samuti. Minu jaoks on küsimus maagümnaasiumist saab kesklinna kool, et see ei jää otseselt kesklinna, et pigem on ta seal Uueveski kandis. Ja siit tasuks nagu edasi mõelda, et kas poleks mitte mõistlik, et need koolid annaksid selle piirkonna, kus nad asuvad, annaksid selle suunise oma nimes kätte. See oleks siis loogiline, nii nagu on Paalalinna kool, nii võiks olla ka Männimäe kool ja võiks olla ka Uueveski kool. Aitäh. Aitäh. Kes soovib veel sõna? Palun tuleks siis, jah, Ardo, palun. Vastuseks Jaak sinu ettepanekule. Seesama kesklinna kooli ettepanek tuli ka muuseumi töötajate poolt, nii et ka nemad nõustasid praegust maagümnaasiumi, nii et rohkem ma esitasin muuseumi. Stop. See oli just, et ajalooline taust, ajalooline piirkond, esialgne variant oli vanalinna kool ja sealt siis tulenes välja, et ta ei jää vanasse vanalinna piirkonda, vaid võiks olla siis kesklinna piirkond, kesklinna kool. Aitäh. Me ei debateeru praegu, meil on sõnavõttud aeg, nii et palume, kes soovib veel sõna. Sõnavõtu soov ei ole. Väga hea, lõpetame sõnavõtud. Kas on lõppsõnaks soov? Lõppsõnaks on üks soov. Palume sisse viia siia paragrahvi 37 väike täpsustus. Millises eelnõus? Kõikidele põhimäärustele. Jäänud üks väike näpukas. Siin on tunnistada kehtetuks. Palume sinna vahele panna tunnistada alates 01.07.2012 kehtetuks vana määrus. Mis see oli? 01, 09? 01.07. 2012. Aitäh. 12 aasta. Muidu me läheme vastuollu praeguste põhimäärust. Tänan. Tähtis küsimus. Kas keegi nõuab hääletamist?
Ei nõua. No, jäi nii, et meil on Viljandi Kesklinna kool, meil on Viljandi Jakobsoni kool ja meil on Viljandi Paalalinna kool ning meil on Viljandi Kaare kool. Saagu haridusest jätkuvalt meie lipulaev. Viljandi linna elukohajärgse kooli kinnitamine põhikooli õpilastele. Ettekandeks on Ardo Agasele. Palun. Jätkuks eelmistele eelnõudele on siis vaja määrata ka elukohajärgsed koolid lastele ja eelnõu ongi siis selle põhjal tehtud. Ja eelmine eelnõu oli vastu võetud 2000. aastal volikogus. Seal oli sees siis gümnaasiumid. Nüüd on siis pandud uued põhikoolid ja kõik koolid, 3 tekkivat põhikooli on siis elukohajärgseks kooliks siis kõigile Viljandi registris olevate õpilastele. Hariduskomisjoni seisukoht Rutt Vaar, palun. Komisjon toetab eelnõud. Küsimused ettekandjatele. Minul on üks küsimus. Meie naaber omavalitsused on kordi rääkinud sellest, et nad soovivad ühiseid koolipiirkondi Viljandi linnaga moodustada. No näitena, et Jämejala õpilased võiksid olla meie Viljandi Paalalinna kooli piirkonnas või et näiteks meie Viljandi järve lõunapoolses otsas olevad Piiratsi valla elanikud saaksid käia juba koolipiirkonna järgi Jakobsoni koolis. Et kas on neid arutelusi olnud või on ka ametlikke ettepanekud, et sellised koolipiirkondi moodustada? Jah, see teema on olnud arutusel. On teinud meile ettepaneku selleks Pärsti vald. Homme mul on Pärsti vallavanemaga kohtumine samal teemal veel kord sooviksid. Aga haridusameti ja linnavalitsuse seisukoht oli, et enne kui me ei ole uusi põhikoolid käiku saanud, ei ole otstarbekas seda teha. Praegu pakuksime ikkagi oma Viljandi linna registris olevatele lastele eelisjärjekorras kohti. Aitäh. On veel küsimusi? Ei ole. Soovib keegi sõna võtta? Ei soovi. Nõuab keegi hääletamist? Ei nõua. Otsus vastu võetud. 10. päevakorrapunkt. Viljandi linnavolikogu töökorra esimene lugemine. Ettekande Karl Õmblus. Aitäh. Sai seda ma ei tea. Sa ikka tead, mis rääkida. Volikogu töökorda on tarvis muuta, kuna on ta vaja vastu viia kooskõlla seadusandlike aktidega ja nii volikogu töös senise praktika kui vajadusega seda täiendada. Kõik fraktsioonid on oma ettepanekud teinud ja ma arvan, et see on see volikogu töös oluline dokument, keegi sellega tutvunud, nii et see oleks üldiselt kõik minu poolt. Küsimused, palun. Ei ole. Komisjonid. Et on tulnud terve rida komisjonide ettepanekud, hakkame siis komisjonist ka vahepeal peale, et kõigepealt eelarve arengukomisjon. Ei me suurt arvad midagi sellest. Tubli. Allume. Hariduskomisjon. Selge. Otsustati see lugemisele. Ja. Kultuurikomisjon ka arutas. Ei ole esindatud. Tiit, majanduskomisjon. Majanduskomisjon tegi täiendusettepanekud ja need on seal kõik fikseeritud. Revisjonikomisjon, Malle. Sotsiaalkomisjon. Fraktsioonid ei arutanud. Õiguskomisjon juhtivkomisjonina on meile ka midagi teada andnud. Terve rida ettepanekuid on. Tegime mõned ettepanekud, et aga arvatavasti ikkagi toetame esimese lugemise saatmist, et eks siis nagu teisel lugemisele saab sisse viia.
Et selle koha peal vist on paras siis öelda, et kui on küsimusi, siis küsimuste voor, aga parandusettepanekud veebruari alguses, see oli nüüd 3. veebruar, mis sa tahaksid? 3. veebruar. Ja tuleme teise lugemisega taga veebruarikuus, mitte jaanuaris. Et siis jääb kuu aega vahele, siis on koos võimalik põhimääruse ja töökorraga tööd teha rahulikult, me ei pea sellega nii väga tempat hoida. Aga küsimused palun nüüd. Jah, palun teil näedes. Väidan, et see kehtiv kord on, eks ole, meil koduleheküljel üleval, et need võrdlused tehtud parandustega ja siis reaalse dokumendiga. Või kui see ei ole nagu väga suur tüli, et äkki on võimalik see panna sinna samasse pesasse üles, aga see kehtib kord. Lihtsalt selles mõttes, et fraktsioonile oleks lihtsam seda asja nagu meeldada. Oleks lihtsam vaadata, kus millised parandused olid. Jah, selle saadame fraktsioonidele laiali uuesti, nõus. See on olemas. Siin on nagu nüüd see korrastatud tekst, mis kas on juba käinud keelekorrektuuriga läbi, ei ole veel. Et nii põhimäärus kui ka töökord lähevad siis keelekorrektuuri meil seekord, et need saaks korrektselt viima. Ma saadan selle uuesti välja siis, või me saadame, eks ole, me saadame. Ma saan aru, et rohkem küsimusi ja sõnavõtusoove ka praegu ei ole. Nüüd selle koha peal, luba mulle korraks see tabel, et täpsustan siis üle, et meil on ka selle ja meie kokkulepete põhjal tehtud järgmise aasta nagu töögraafik, millal miskid toimkonnad koosolekud peaksid toimuma, ka see on koduleheküljelt pesast. Aha, see tuleb pesasse, sealt on kätte saada edaspidi. Kõik peaks olema selle saanud, nii et siin on ka siis koosolekud ära jagatud 2 nädala peale enne volikogu, see peaks kõigile siis sobima. Hüva, esimene lugemine lõppend. Põhimäärus. Viljandi linna põhimääruse esimene lugemine, Ene Pius, palun. Lugupeetud volikogu, teie ees on siis uue põhimääruse tekst. Ausalt öeldes on mul olemas ka tekst, mis on kõik muudetuseks altkirjas, et tõenäoliselt on see võimalik teile võrdlevalt üles panna. Ma juhin tähelepanu paragrahvil 1, kus on siis kõik punktid välja arvatud 8. ja 9. punkt sellised, mis tulenevad seadusest ja mis peavad olema põhimääruses kirjeldatud. Paragrahv 1. Välja arvatud punktid 8 ja 9, need on nüüd juurde pandud ametite enda soovil. Tunnustamise alused on meil seni kirjeldamata. Kui need ei kirjeldata siin, siis tuleb need kuskil mujal kirjeldada. Ja välissuhtlemise alused, meil on olemas küll linna esindamise kord, aga see on ka pikk ja lohisev, et tuleb lihtsalt kaaluda, kus see paremini välja näeks ja kus ta paremini oleks. Siis on mõningad kohad, nagu need kohad, mis käsitlevad linnavolikogu istungit, siis need ei peaks olema dubleeritud. Praegu on natukene siin ja natukene töökorras. Et ka see on otsustamise koht, et kas ta hakkab olema siin või hakkab ta olema ainult töökorras, et ei ole mõtet teda mitmes kohas üldse kirjeldada. Et praegu on põhimäärus 20 leheküljeline, et minu soov oleks see, et te nii-öelda võõra pilguga loeksite ja mõtleksite, et kas seal peab olema nii palju seda juttu või võiks olla ta poole lühem, käsitleda ainult neid asju, mida seadus nõuab, või me ikkagi kirjutame ümber siis ka osa seadust. Et me peaksime mõtlema selle peale, et kes seda üldse loeb. Et mina ootan selles osas ettepanekuid 3. veebruariks. Kas see üldse loeb? Aitäh, õiguskomisjon, palun. Õiguskomisjoni päevakorras ja siis me otsustasime toetada esimese lugemisele saatmist. Lõpetada ka. Aitäh. Ma saan aru, et tegelikult enne esitatud küsimused on ennekõike just õiguskomisjonile esitatud küsimused, et see on selline õigusloome teema, et kuidas moodi seadust ja oma mingit põhimäärust tasakaalu viia, et see oleks nagu mõista. Me komisjonis ei arutanud, ma võin siia oma isekoha öelda, et ma arvan, et ei ole vaja pikka põhimäärust, et ei ole sinna vaja välissuhtlemise korda, ei ole sinna vaja mingisuguseid kasside koerte pidamise eeskirju, seal on vaja ainult põhilised asjad, mis oleks nagu selged, mis see teadus nõuab. Aitäh. Me saimegi suunised. Kena, kas fraktsioonide?
on kellelgi soovi siin sõna öelda sekka? Ei ole. Kes soovib sõna? Ei ole. Siis jääb mul üle öelda, et 3. veebruar parandusettepanekute tähtaeg, esimene lugemine linna põhimääruse jaoks on lõppenud. Volikogu kirjavahetus on toimunud detsembrikuul peamiselt siis meie enda igapäeva tööd, koosolekud, kokkusaamised küsimustes. On olnud üks pöördumine meile linnakodaniku poolt seoses lume koristamisega Turu tänaval. Kõik te mäletate, lehes oli üks artikkel, kus majaomanik, kes ei ela Eestis, tema maja katuselt langes vabalt lumi keset sõiduteed ja siis oli lehes pikk poleemika, et mis nüüd juhtus ja kes mida peab tegema ja meie majanduskomisjon nüüd siis tema pöördumist, milles paluti seadust muuta sisuliselt, et majaomanikel seda kohustust kuni sõidutee telgjooneni ei oleks. Vastas, et meil on sellised korrad ja soovitasime tal siis leida kas heakorra firma, kes tema eest selle töö ära teeks Viljandis või leppida kokku oma allüürnikega või üürnikega, kes selle töö ära teeksid, et see on ikkagi omanikul lasub kohustus, mida linn üle võtma ei hakka. Et selline vastus talle läks. Rohkem midagi erilist kirjavahetuses kahjuks ei ole. Sõnavõttudeks registreerunud ei ole. Linnavalitsuse informatsioon, palun, linnapea. Aitäh. Kõigepealt mõtleksin 2 sõna meie tänase volikogu päevakorra esimese teema ehk siis linna eelarve kohta ja vastuseks Tooniale, et ka linnavalitsuse poolt aitäh kõigile allasutuste juhtidele ja et te mõistsite ka linnavalitsust, et meie eelarve tõesti on pingeline ja leidsite võimaluse nende nappide vahenditega järgmise aasta eelarvet ära planeerida ja loodame, et tulete toime ja leiame ehk tulevikus paremini võimalusi ja soovidele vastu tulla. Aga siis selle viimase kuu põnevatest teemadest ehk viimastel päevadel on meie kõigi meeli hoidnud pinges torm Patrick, mis ka Viljandit mõneks hetkeks raputas ja meid vooluta jättis, seda suisa ja terve linna ulatuses. Õnneks oli Eesti Energia oma ülesannete kõrgusel ja nii mõne tunni pärast oli see olukord taastatud ja tänaseni vool püsib ja uued tormihiilid ei ole väga palju kahju teinud. Õnneks ei ole ka mingeid muid suuri kahjustusi, vist on linnal hoonetelt vaid ühel katus kaduma läinud ja mõned puud murdunud, aga linn pidas sellele tormile päris hästi vastu. Siis eelmise volikogu teemade jätkuks, kui me eks oli see eelmine volikogu meil jutuks koolilaste bussisõit maakonnaliinidel ja me rääkisime mai lõpu tärminist, siis läbi rääkides maavanemaga siiski saavad lapsed sõita tasuta maakonnaliinidel jaanipäevani, see probleem on lahendatud, et tõesti kooliaasta lõpp. Põnevatest asjadest veel seda, et homme avame siis meie korraldatud jäätmeveohanke pakkumised ja loodame, et järgmise aasta veebruari lõpus siis meie hinnatase püsib stabiilne ja linnakodanikel on kellele prügi üle anda. Need oleks sellised teistest uudistest kõik ja täna aasta viimase volikogu lõpus, nagu meil on kombeks, oleme kõik oodatud suure venna teisele korrusele, kus saab meeleolukamalt juba aasta töid ja tegemisi arutada. Koalitsioon arutas pikalt, et kelle kanda on seekord meil tasumise kord, siis leidsime ühiselt, et anname selle võimaluse opositsioonile. See oli hea nali. Tegelikult kannab igaüks oma kulud ise, aga kella 7 siis oleme suurde venda oodatud ja räägime vabamas ja mõnusamas õhkkonnas, mis linnas tehtud, mis teoksil ja kuidas tulevikus.
aga aitäh teile töise aasta eest ja loodame, et aasta 2012 on samavõrd töine ja koostöös kõigi volikogu osapooltega saame linna edasi arendada ja liigume selles suunas, nagu me kõik ootame. Aga aitäh teile! Aitäh! Küsimused linna peale? Randel? Torm Patrickuga seoses, et eilsel majanduskomisjoni koosolekul me arutasime pikalt sealt üks mõistlik ettepanek nagu oli, et see näiteks kiri või pöördumine Eleringi poole. Eleringi, jah. Et ma ei tea, kui küsisin, kas see on linnavalitsusele edastatud? On, jah, selge. Kantsel ei tööta. On edastatud. Ei, lihtsalt ei mõtlesin, et linnapea ütlustanud see välja. On veel küsimusi? Ei ole. Lugupeetud volinikud, häid pühi ja suurepärast aastavahetust kõigile. Kohtume kohe praegu all linnavalitsuse nõudamise ruumis jätkuistungiks.